Kaarel, oskad sa liha küpsetada? Pipart kasutad? Kutsud sõbrad külla, paned pipart lihale, ma ei tea, grillid küpsetad, nii piprane, et Marko ei saa isegi süüa mitte. Kes on süüdi? Marko, liha või pipar? Sööja, ise sa sõid, eks ole. No okei, liha me ei süüdista, siis me süüdistame pipart. Aga reaalselt on see, et sa ei arvestanud, kas Marko võimega pipart taluda või retsepti või pipra tugevust. Asenda sõna pipar sõnaga skeptik ja sõna, eks ole, õhtusöök sõnaga meeskond. Ehk siis pipar toidu juures on täpselt sama nagu skeptik meeskonnas. Ta võimendab kõike, mis on emotsioonivabalt. Kui on halb, on halb. Aga see on emotsioonivaba, ta ütlebki, Helen, see on täiesti lootusetu järgmine. Ja kui see on suurepärane idee, Helen, sellest võib isegi asja saada, lähme edasi. Aga tõlkige ära, kui skeptik juba niimoodi räägib. Ja see pipra fenomen, ärge palun süüdistage pipart, kui on liiga piprane, te kas ise ei talu seda või on tõesti retseptiga pilti ja skeptiku on sama efekt. Aga nüüd jääb huvitavaks, kui me tahame Steni kasutada skeptikuna, siis meie peame tema suunas hakkama korrektselt käituma. Mitte tema on skeptik, las tema olla. Ja kui meie muudame oma suhtumist, ehk siis skeptikusse positiivselt, ta on ülioluline, ta on positiivne, ja laseme tal olla, siis ühel hetkel, kui ta oma otsused on saanud ära teha, nüüd hakkab välja paistma. Temas on veel midagi ja veel midagi. Kui sa tundsid ennast ära skeptikuna, siis ma olen jätkuvalt veendunud, et skeptilisus on väga positiivne. Mine allapoole video alla, vajuta lingile, kirjuta mulle, ma räägin sulle natuke pikemalt. Ja ma täiesti rahulikult teen kogu meeskonnale selge, et skeptilisus on väga positiivne ja kasulik, nagu pipar toidu tegemisel.